Pikki aastaid on Kärdla koolis traditsiooniks korraldatud direktori pidulik vastuvõtt. Nendele koolinoortele, kes suve lõpus põhikooli lõpetavad. On oma roll 8. klasside õpilastel, kes on terve päeva läbi erinevates õpitubades omandanud teadmisi ja sättinud siin-seal kõike, et seda saavutada. Ja täpselt nii said tänase peo aukülalised ise aasta eest sellest sündmusest osa just nii-öelda kaadritaguse tegija meeskonnana. Maitsvate söökide ja keelekaste õpitoad ja teeninduskoolituse aitas läbi viia rannapaar, kust Niil. Teeme aplausi Niilile. Kaunid lilleseaded on teinud Jorjeni lillepood. Teeme aplausi Hebekai Kannule. Selleks, et kogu koolimaja ja ruumid oleksid kaunid, on panustanud Häli, Vallo, klassijuhatajad ja teeme neilegi aplausi. Ja nii mitmetkelgi tänastel abimeestel on päev läbi või õhtu läbi olnud töövarjud, nii ka Luukasel täna minu assistendi roll siin kanda on. Nüüd on mul suur rõõm siia paluda Kärdla kooli direktor Margit Kagatse. Alustan täna ühest loost. Kunagi ammu elas ühes külas vana aednik, kelle aed oli tuntud oma ilu poolest. Igal aastal õitsesid seal kõige kaunimad lilled ja kasvasid kõige maitsvamad viljad. Ühel aastal tabas küla pikk põud. Päevad ja nädalad möödusid vihmata ning kõik taimed hakkasid närbuma. Külaelanikud olid mures ja paljud neist kaotasid lootuse. Nad ütlesid, aednik, isegi sinu aed ei pea vastu. Meil pole enam lootust. Aga aednik vastas, te eksite, isegi kui kõik taimed näivad surnud, on nad tegelikult elus, sest nende juured on elus. Ma kastan neid ja usun, et siis ärkavad nad ellu. Ja nii aednik tegi. Iga päev kastis ta oma närbuvat taimi, hoolimata sellest, et tundus, et kõik on kadunud. Ühel päeval, kui ta oma aeda kastis, hakkas vihma sadama. Esialgu õrnalt, siis üha tugevamalt. Ja imekombel hakkasid taimed uuesti õitsema. Aednik oli õigesti teinud, ta polnud kaotanud lootust. See lugu õpetab meile, et ka kõige raskematel aegadel ei tasu kaotada lootust. Nagu ka teid, kallid lõpetajad, ees seisavad pingelised kuud, eksamiperiood. Kui ma õigesti lugesin, siis 80 päeva pärast olema spordikeskuses lõpuaktusel. Võin mängida sinuga saunas, võin lebada sinuga teki all, kuulud Florasse või oled faunas. Pole tähtis, oled tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin diktoriks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma sul sisse näen ja see ongi hea põim. Võin olla päev läbi su kõrva, võiks helistada kaubanduskeskuses, võime kõõluda maailmas serva.
võime rääkida tühistest asjadest. Võin olla su mina ja teine. Ma võiks olla su akude laadija ja võib olla su hommikuveine või kraadiklaad. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei aimagi, kuidas ma su sisse näen. Ja see ongi hea põhi. Maigi on juba aastaid ja aastaid juba treeninud kõik selle tänase ja selle hetke nimel. Ja nüüd ei ole mul muud kui öelda Karlile, et hit the play. Kuule, nii on päris hea, täna õhtul kuskil minema ei pea ja okei. Ja kui järsku tuleb hommik, pole lugu, pole midagi sa tead. Meil on üks öö veel, sellepärast reeded ongi mõnusad ja kui väga-väga tahan, võtan nädal aega vabaks, panen kuskil käpa maha, ongi kõik ja. Uno, dos, tres, cuatro. Sa oled Haapsalus pärit, ma olen Haapsalus käinud. Seal on talumehe kõrts valge taam. Seal on rannapromenaad, seal on klubi Afrika. Tulen külla, kui ma saan, päeval jääb. Sa oled kuu nagu rann, nagu palareparand, nagu paraleparand keset juulik. Sajama, käime kokku nagu Saaremaa ja tuulik. Nagu Pärnulin ja muulid, nagu püstolid ja kuulid, nagu Roosma ja tuli, nagu saksafon ja huulik. Ja mu sünnipäev on juunis, mitte mais, nagu sul. Sa ütlesid, lähme nurga taha, ma ütlesin, ai, sa oled hull, aga ai, sa oled hea. Paisub su pea, sa oled hing, ma olen jäng, ma olen ala, sa oled pea. Siis kui pruusinöörid pole ees enam kinni, sina maksad joogid, sul on mees kõik kinni. Öölaps, Märta, nüüd on see refrääni koht vist. Ma kardan, et Nublu ei kirjutanudki sellele laulule refrääni. Kartsin kord, et südame kaotan, nüüdist kaotan mõistusega. Päeval helistasin ma sulle, sest et ma ei mõistnud, et sa ilmutad mul end ainult öösel, siis kui kuu vaid valgustab maad. Sina ka, meid on kaks ja sa oled ka öölaps ja kartsin kord, et südame kaotan, nüüdist kaotan mõistusega. Päeval helistasin ma sulle, sest et ma ei mõistnud, et sa ilmutad mul end ainult öösel, siis kui kuu vaid valgustab maad. Sina ka, meid on kaks ja sa oled ka öölaps.